külla Mart Vihmans, kes räägib teile eluotsingutest päikesesüsteemis ja väljaspool päikesesüsteemi. Nüüd Mart on õppinud Prantsusmaal kosmoloogia. See on siis elu kosmoses, kaugele teadus on jõudnud eluotsingut. Nüüd see on see materjal, mida me füüsikas ei õpi, mida ei ole aineklaassis veetud. Et see on väikse uus materjal. Et see on isegi teadlastele on see, mõningatele teadlastele on see väikse uus materjal. Et teil on see privileeg mulle seda toimub. Nii, Mart on õppinud siis Prantsusmaal, aga ta on ka Mektoris töötanud, teadustöötajana ja praegu õpib või elab ta Pärnus. Ja Pärnus teeb siis teadustööd ja muid asju, tehnikalasid asju. Nii et Mart räägib teile väga mida toimub. Palun, Mart. Tere hommikust, aitäh selle sissejuhatusest. Prantsusmaal ma õppisin kosmoseteadusi. Kosmosoloogia on ka minu jaoks natukene sügav, aga selline laiapõhjaline spekter anti mulle tõepoolest. Ja täna ma teile siis teen ülevaate sellest küllaltki vähe räägitud poolest, mis ühiskonnas meie planeedil, meie tsivilisatsioonis tegelikult on toimunud ja millised märke me võiksime tähele panna, kui me elus edasi lähme. Et meil on küll aega küllaltki vähe, sellepärast ma liiga detailselt kõikidel detailidel ei peatu. Võtan slaidid, saate pärast selle videolindistuse ja saate pärast järele vaadata ja eelkõige on selle ettekande mõte neid tuua allikateni ja tutvustada mõnda uut mõtet, mida võib-olla ei ole igapäeva meediast nii tihti läbi käinud. Esiteks ma panen peale sellise slaidi, see on 2 aastat küll vana, aga selle sisu, need numbrid natukene muutuvad, aga sisuliselt me täna saame öelda niimoodi juba, me saame mõnikümmend aastat öelda niimoodi, et maailmas on kusagil 6000–7000 juhtumit iga aasta, mis kaardistatakse sellise organisatsiooni nagu MUFON poolt. Ja üks teine organisatsioon, mida me MUFONist inspireerituna tegime ka Eestis, on mittetulundusühing Eesti taevanähtuste uurimisagentuur, kellele võib siis lahkesti teada anda, kui te midagi huvitavat taevas näete. Samamoodi on igal võimalus MUFON-i liikmed saada ja siis vaadata, mis raporteerida neile ja MUFON-i liikmed saavad siis ka ligipääsu nendele UFO andmetele. Ja nüüd tegelikult ma tooksin mõned tähelepanekud siin, kuivõrd on nüüd see 6000 millegile, seda hinnatakse, et see on tegelikult umbes külastatud nähtuste arvust kuskil 15%. Seda arvad MUFON-i uurija ise, kuna väga paljusid nähtusi lihtsalt ei teatata, enamikku ei teatata ja väga paljudes kohtades, kus nähtavused on, ei ole lihtsalt ka nägijaid. Kahel suurel põhjusel. Aga kui me vaatame siin, siis on ära määratletud enam-vähem need kaugused, vaatleja kaugused. Ja okei, me saame igaüks terrassil või suveõhtul, miks mitte ka septembri õhtul vaadata taevasse ja näha seal päris huvitavat elu asjadest, mis puudutab üle 150 meetri, see on kuskil pool. Aga minust, mis siin tähelepanuväärne on see, et kuni 30 meetrit ja 30–150 meetrit, need on need väga lähikaugused. Ega nende nähtuste arv on tegelikult päris suur, mis võib eeldada, millest võib järeldada seda, et tegelikult see maavälise ja meie tsivilisatsiooni suhtlemine leiab tegelikult aset päris üsnagi laiapinnaliselt. Siis teine slaid, mida ma tahaksin veel rääkida, on see, et millised objektid nähakse. Enamus on ikkagi siis ümmargused, kolmnurka nähakse palju,
sfääri nähakse palju, sellest ma näitan teile ka mõnda videoklippi kohe varsti ja siis on meil erineva kujuga. Siin nüüd peab ütlema ka seda, et kogu see 7000, mis siin on, need kõik ei ole muidugi maavälised. Ma räägin ka mõne sõnaga sellest, et meil on tegelikult meie tsivilisatsioonil on suhted juba ka väga mitmete maaväliste tsivilisatsioonidega, aga sellest kohe lähemalt. Nüüd, et me saaksime natukene rohkem aru, siis peame pilti tooma ka mõningad sellised teadlased, kes on väga tõsised teadlased ja oma elu pühendanud tegelikult teadustööle, aga kelle leiud, kelle teooriad ja leiud ja faktimaterjal ei lähe väga palju kokku siis ütleme minevikus kokku pandud sellisest kokkuleppelisest narratiivist, milline see elu peaks olema. Ja kellel on nüüd huvi maaväliste tsivilisatsioonide ja iidsete tsivilisatsioonide vastu, siis neid nimesid, nendel on väga palju ettekanded meil YouTube'is, ka tasuta kättesaadavad, soovitan vaadata. Nüüd ennem veel, kui me läheme täpsemalt maavälise selle UFO-de teema juurde, me peame aru saama sellest, et see maailm, kus me elame, see on tegelikult hästi mitmekihiline. Ja kes on füüsikat õppinud natukene, aga me teame seda, et see silmaga nähtav valgus, mis me näeme, see on ainult üks väga pisikene osa sellest valgusest, mis tegelikult on, sellest elektromagneetilisest spektrist ja muust spektrist ka. Ja siin ma tooksin hästi lühidalt, millised on selline inimene nagu Greg Braden on väga silmapaistev teadlane, keda võib vaadata väga palju ettekandeid on Kaia televisioonis, mis maksab kuskil 8–12 eurot kuu. Ta on umbes Netflixiga sarnane, aga see content, see sisu, mis on Kaia televisioonis on, see on muidugi väga hästi ettevalmistatud, väga teaduspõhine ja väga loogiline. Ta integreerib, siis Greg Braden integreerib teaduslikku senist teaduslikku paradigmat ja mõtteviisi selle subatomaarse, selle nähtamatu maailmaga, mis tegelikult eksisteerib, aga sellist käega katsutavat tõendit on tihti küllalt keeruline tuua, aga siiski. Ja millise järelduse me võime siit teha, et Greg Braden on hea selline lähtepunkt, kellest on hea alustada, kui meil on huvi selle nähtamatu nähtava maailma vastu, siis tegelikult selline üksus nagu rakk. Rakk on tegelikult, me evolutsiooniteooriast teame seda, et ainuraksed, eks ole, justkui nagu iseeneslikult tekkisid ja nii edasi, aga tegelikult, kui ma vaatan seda raku ehitust, siis see on niivõrd keeruline ja niivõrd hästi läbimõeldud ja väljamõeldud ja praktikas rakendatud, et see on umbes sama, kui me tooksime võrdluseks linnapildis auto ja teedega. Et selleks, et me saaksime selle organismi, mis on linn, kus on autod sõidavad igaüks õigesse kohta, kus me saame minna, siis selleks, et see pilt oleks selline, nagu ta täna on, meil on valmis vaja mõelda kõigepealt auto, ehk siis see üks rakk. Ja selle auto ehk ühe raku insenertehniline intensiivsus või kapatsiteet, selline sisu on niivõrd suur, et kui me selle ühe auto oleme valmis mõelnud, siis need linnatänavad teha, asfaldit panna ja mõõta ja teha. See on juba hoopis väiksem probleem. Ja siin tegelikult me jõuamegi järelduseni, et kui rakk on selline, mis niivõrd keeruline organism on ellu kutsutud ja ta saab ennast ise paljundada ja nii edasi, siis seal on väga suure tõenäosusega see ei saa olla juhuslik, sest et me ei saa, ise võite proovida kioskist osta loteriipiletit, iga pilet ei ole teil lotovõiduga, aga kui see rakk justkui oma täiuslikkusest tegelikult räägib seda, et ta kogu aeg on samasugune ja nii täiuslik, siis justkui nagu saaksime kogu aeg pidevalt loto peale võidu. See tõenäoliselt see on juhuslik, ei ole nagu usutav. Ja siit me läheme nüüd peenemaks, meil on DNA
DNA on siis keemiliste ainete struktuur, mis on oma elu üks ja bioloogilise elu üks selliseid ehitusklotse. Ja kui me näeme nüüd DNA-st, mis on veel peenemaks, siis me räägime aatomehitusest. Ja 60-ndatel oli meil prevaleeriv selline nagu arusaam, et aatomid, et need koosnevad elektronidest, mis on asjad, mis liiguvad ümber teiste asjade. Ehk siis selle materialistlik aatomi materiaalne aspekt. Ja siis on avastatud hiljem ka, et aatomil on ka laineline aspekt. Ja laineline aspekt on siis kõikidel aatomitel, kui me neid täpsemalt ei vaatle, hästi lühidalt üldistatud, ja siis need elektronid moodustavad siis, kui selle hetkel, kui me neid vaatame. Ja siit edasi, kui me räägime elektronidest ja loengutest, siis nende omakorda ehitusplokid on tegelikult valgusosakesed, hästi väikesed valgusosakesed, mis omakorda siis sellise Merkava sümboli näol on avastatud, et ta siis loovad neid kõige pisemaid või ehitusklotsidest nende kõige pisemate materiaalsete osade moodustamisel. Ja siin on üks näide veel, kus heli võnkumine vees, see liin konkreetsel juhul, siis moodustab selliseid vorme. Ja samamoodi arvatakse, et tegelikult on kosmoses see sama algheli, mis tegelikult siis moodustab need materiaalsed osakesed ja mis hoiab tegelikult kogu seda materiaalset maailma koos. Et see intelligents tuleb mujalt kui see maailm, mis hoitakse koos. Ja nüüd me ei pea seda kohe võtma täie tõsidusega, aga panen endale siia tuksuma selle võimaluse, et see niimoodi on. Sest see võimalus annab meile, me saame oma elu ära elada ka niimoodi täitsa, et me elamegi, tõmbame jooned kuskile siiamaani, aatomehitust me ei pea teadma, me saame elu täielikult ära elada. Aga kui me tahame nüüd minna natukene sügavamale, siis see on nüüd see uks, see võti tegelikult meie maailma vahel, füüsilise maailma vahel ja mittefüüsilise maailma vahel. Ja meie materiaalne ja ka bioloogiline elu on siis selliste ehitusklotsidega, mida me siis meie visuaalses spektris näeme, aga on olemas ka veel teisi intelligentseid eluvorme, mis on kas peenemates ja sellistes sagedusvahemikes, mida me ei näe, aga mis ei tähenda seda, et nad ei ole olemas. Nii, nüüd selline mõtteviis annab meile nüüd võimaluse mõelda seda, et mis on elu ja selle võimalikkus üldse meie galaktikas, meie universumis ja päikesüsteemis, õigemini universum, galaktika ja päikesüsteem. Ja siin, kui me tahame nüüd minna külla kellegile, naaberplaneedile näiteks, näete, siin on meil Maa, mis on 3. planeet, Venus on 2., Mars on 4. Siis tavalise Newtoniku füüsikaga minna külla. Näiteks mul oli Prantsusmaal koolis oli meeskonnatöö, mida juhendas ka siis NASA ja teiste ka lennukorporatsioonide esindajad. Meie ülesandeks oli projekteerida Marsi missioon 5 inimesele. Ainult hädavajalik kaasa võtta, ilma Marsile laskumata, aga käia Marsi ümber üks tiir, tulla tagasi ja turvaliselt maale laskuda. 5 inimest. Ja see kosmoselaev minimaalne, mis see kosmoselaev sai, me tegime 20 inimesega tegime põhimõtteliselt 9 kuud tööd selle uurimusega, selle väga põhjalik uurimine. Meil olid väga erinevatest valdkondadest spetsialistid kaasatud, väga kõrgetasemelised juhendajad olid ja me saime miinimumiks 900 tonni. Kujutage nüüd ette, milline peab olema teil taksobensupaak, kui te tahaksite Marsile minna, korra kuu aega aknast välja vaadata, ilma Marsi pinnale minemata, tulla maale tagasi. Ja me räägime sellest skaalas,
me räägime minevast siit siia, mis on tegelikult ka Newtonliku füüsika ja raketiteadusega. Me läheksime Marsile siis, kui planeedid on iga 2 aastaga, Mars ja Maa on vastasseisus. Me peame valima, kui me Marsile tahame Newtonliku füüsikaga minna, siis me peame valima õige hetke, arvatame välja, mis on meie nii-öelda siis kiirus või tähendab energiavõimekus, et me saaksime siis Marsile oma planeediga nii-öelda kõige väiksema nii-öelda vahemikuga. Ja see vahemik oli 8 aastat tagasi, oli Newtonliku füüsika kuskil 9 kuud, kõige minimaalsem. See on veel kasutades rakette, mis veel ei olnud siis kasutusel. Nüüd, kui me tahaksime minna nüüd näiteks Jupiterile või tahaksime minna näiteks, meie oleme siis meie nii-öelda galaktikas, oleme siin kuskil väljimise 3. peal, kuskil siuke ääreala. Kui me tahaksime nüüd kellelegi siit külla minna, siis võime minna teisest galaktikast, universumist ma räägin huvikamalt, siis see on täiesti mõeldamatu, täiesti, pange üldse see mõte visake peast välja, et keegi läheb sinna raketiga. Ei lähe, mitte kindlasti ei lähe. Ja meie külalised ei ole siia tulnud ka raketiga. On tulnud kütusega põhinevatel nii-öelda siis tehnoloogiatel, me võime tulla emalaevast maha ja minna tagasi, aga me peame kindlasti appi võtma mingisuguse sellise füüsika, mis aitab meil siis kaugusi läbida natukene trikitades, et me peame kas siis räägitakse erinevatest tehnoloogiatest siin, me saame kas minna siis on warp-drive tehnoloogiat, kus me moodutame ruumi gravitatsiooniliselt, nii-öelda oleme nagu laineraudurid iseenda laine kaasas. Ja seal on veel erinevaid tehnoloogiad, ma hakkan nendesse liiga põhjalikult praegust minema, aga see, et me tahame minna nüüd kosmosesse kellelegi igapäevaselt külla, me teame, et tuhandetel juhtudel meie planeedil on iga aasta käiakse külas, siis me ei lähe sinna kindlasti, okei, Marsile me võime kõik oma rahad ühiskonnas kokku panna, paar reisi teha, aga see on kõik. Ja see võimalus, nagu mina oma aega selle peale üldse enam ei raiska, ma olen selle peale raisanud 9 kuud, kulutanud õigesti, sest ma olen väga palju teada sellest saanud, et kui me tahame minna, meil on huvi, siis kindlasti paneme oma fookuse uutele füüsikatele. Ja siit üks tähelepanek veel, mis on Eesti teadlasega Jaan Einasto on väga suure panuse andnud siis universumi kärgstruktuurile. See on selle mõttes oluline, see on nüüd röntgenteleskoobi, kosmoseteleskoobi pilti kokku panduna, aga mida me sealt näeme on tegelikult see, et kosmoses on sellised alad, mis on intensiivsed, sellised alad, mis on omavahel ühendatud ja Kepleri orbiitide seadus, millega me saame päikese süsteemis ja enda planeedi ümber orbiite planeerida, galaktilise tasandil ei toimi, sellepärast et gravitatsioonid on erinevad. Erinevates piirkondades erinevad gravitatsioonid ja sellega me otseselt ei saa arvestada. Aga kell arvutult läheneb, tuleme korraks tsivilisatsioonide juurde tagasi. Selline mees nagu Richard Doty on üks Ameerika õhuvägede siis ametnik, ohvitser, kelle salastusvanne on praeguseks juba lõppenud ja kes võib vabalt rääkida, et tegelikult maa pealt on leitud väga iidseid objekte. See tähendab, et see elu ei ole sündinud nii-öelda koos meiega, vaid see elu on väga palju vanem. Tema nägib, et on avastatud objekte, mis on 65 miljonit aastat vana. Antarktikast on kaevatud kosmoselaev üles nii-öelda leitud, mis on välja sulanud. Ametlikke allikaid veel ei ole, kuna neid ei ole ametlike kanalite kaudu teavitatud, aga informatsioon on selline, et erinevad laevad, üks on pärit Marsilt, on 500 000 aastat vana, teine 55 000 ja seal on neid palju. Ja see Antarktika püramiid väidetavalt on 1,8 miljardit aastat vana. No, mine võta kinni, see on jälle informatsioon, mida me ei saa võtta 100% veel praegu, kuna meil ei ole allikaid võrdlemiseks, aga me paneme ta niimoodi natukene istuma, et jätame selle võimaluse,
et elu on väga easy, sest et see võimaluse arvestamine aitab meil minna teha oma avastusi ja töid. Ja nüüd natukene uhadest nii palju, et uhade laine algas tegelikult alates 45. aastast, kui ameeriklased tegid suurema tuumaplahvatuse. Ja mis on tuumaplahvatuse selline kaasmõju, on see, et ta sähvatab läbi kogu terve elektromagnetilise spektri. Olete kuulnud võib-olla, et kui tuumaplahvatus, siis elektroonika läheb ringist välja. Kujutame ette nüüd, et see kogu spekter, kus see tuumaplahvatus käib, keegi võib olla oma dimensiooniga seal lähedal, mida me võib-olla ei näe, kuna meie silmad ei ole seda harjunud. Nendele tsivilisatsioonidele selline elektromagnetiimpulss võib olla väga laastav, kes on väga tundlikud. Ja sellepärast on niimoodi, et nüüd on käinud vaatamas ja põhimõtteliselt absoluutselt võib öelda, et kuskil erinevad allikad on seda kinnitanud, ka sõjaväelase taustaga allikad. Enamus tuuma relvastuse me võtame saitidel, aga asukohtades, kus nad asuvad, on hästi palju UFO-nähtusi ja enamus neid on distantsid pandud kinni, et me ei saaks üksteist õhku lasta siin planeediga. Esiteks me oleme liiga väärtuslikud, see planeedi ökosüsteem on liiga väärtuslik ja teiseks need tuumaplahvatused lihtsalt häirivad kogu ümbritsevat elu, mitte ainult meie piirkonnas, vaid väga palju mujal. Õnneks meil on see võimalus praktiliselt võib öelda ära võetud, kuna see oht ei olnud mitte ainult meile väga suur, vaid oli ka väga paljudele teistele tsivilisatsioonidele väga suur ja seda kinnitavad ka paljud sõjaväelased nii Vene armeest kui ka teistest armeedest. Ja üks oluline asi, mis me teame nendest veel nii vähe, on see, et 60-ndatel, enne kui NASA läks Kuule, siis ta tellis uuringu Brookings instituudis, kes soovitas mitte rääkida sellest, mis te seal Kuu peal näete. Ja see on üks põhjus, miks me ka täna teame küllaltki vähe, sest arvati, et see šokeerib inimkonda väga palju. Ja nüüdseks on siis käimas juba laiaulatuslik globaalne selline kampaania, mis tegelikult samm-sammult seda informatsiooni avalikustab. Ma arvan, et enamus inimesi tuleks sellega toime, kui täna öeldakse, et nii, et kõik on ufod meie seas, eks ole, aga mõned vajavad natuke pikemat mõtlemisaega ja sellepärast me oleme sellisel avalikustamise teel praegu, aga see võtab natukene aega. Selline uurija nagu Michael Salla on väga silmapaistev UFO-uurija, tema on oma professori karjääri pannud selle taustaks ja sellest oma kohast ülikoolist pidanud ka loobuma, et ta oma väidete ja allikate juurde jäi. Aga tema siis on kinnitanud ka näiteks Ameerika president Dwight Eisenhoweri tütre. Et tõepoolest tema vana-vanaisa siis kohtus 50-ndatel erinevate maaväeste tsivilisatsioonidega ja tema selja taga tehti siis mõningad kokkulepped. Ja erinevad koostööprojektid on viidud erinevates baasides, nii maa peal kui maa all on viidud läbi sellel ajal, aga täna juba väga palju kaheldakse selle õiguspärasuses ja samamoodi oli natsidel oli koostöö maavälistega. On rääkinud ka selle aastal tulnud välja Haim Eshet, Iisraeli professor, lennundus- ja kosmosevaldkonna professor ja uurimistöötaja, et ka Iisraelil ja Ameerikal on olnud pikaaegselt sidemed maaväliste tsivilisatsioonidega. Ja kõige värskem on siis nüüd see Megan Rose, kes on Galactica Föderatsioon, mis on selline maailmade liit sisuliselt meie galaktikas. Kui me võtame ÜRO näiteks, ta on justkui nagu ÜRO, tal ei ole sellist nagu kohtuvõimu niivõrd, aga tal on väga suur mõju, tal on väga suur ta on nagu liit, kuhu liituvad siis ühesuguselt mõtlevad positiivsele arengule suunatud ja
nii-öelda arengut üldse toetavad tsivilisatsioonid ja tema hiline ja ka mida räägib Helena täna on, kes on siis kontaktisikud. Megan Rose on minu arust isegi kosmose pool päritoluga, ta on rääkinud, et teda on aeg-ajalt viidud külaskäikudele erinevatesse kohtadesse ja ta on väga huvitavad ettekanded ka räägib. Ja point selle kohta on see, et sellel aastal, nüüd juulikuuses sõlmiti siis Jupiteri kokkulepe. Sellest ei ole avalikult veel teatatud, aga selle kokkuleppe sisu on see, et me saame maavälistel Galactica Föderatsioonilt saame tehnoloogiat juhul, kui põhimõtteliselt seal on palju mõningad tingimused, aga peamine tingimus on see, et me arendame neid tehnoloogiaid kui tsivilisatsioon, kui tervik. Ja teiseks, et me ei kasuta neid kellegi hävitamiseks. Ja ma arvan, et üsna pea me saame sellest ka rohkem teada. Nüüd, kuna me oleme juba siin ajaliselt lähenemas, siis ma näitan veel mõned aspektid. Kui me räägime tsivilisatsioonidest ja meie arengust, siis need jaotatakse sisuliselt 3 tüüpi. Me veel ei ole skaalal oma tsivilisatsiooniga. Need jaotatakse energia kasutamise nii-öelda parameetrit silmas pidades. Ehk siis tüüp 1 tsivilisatsioon on see, mis kasutab ära kogu, mis on võimeline kasutama energiat, mis on ekvivalent ehk samas suurusjärgus, mida tema koduplaneet saab päikesel. See kõik ei pea olema päikeseenergia, aga selle tsivilisatsiooni tehnoloogiline võimekus klassifitseeritakse selle järgi, kui palju energiat ta on võimeline võtma, ehk kätte saama ja ammutama ja niimoodi, et see ei ja niimoodi, et see ei hävita seda tsivilisatsiooni, see on jätkusuutlik peab olema see energia. Ja meil on nüüd Galactica Föderatsioon soovib meid näha kõigepealt tüüp 1 tsivilisatsioonina, kus me oleme suutelised ilma planeedi ressursse hävitamata, ilma saastamata oma päikesesüsteemis kõigepealt ringi lendama. See tähendab seda, et meile kõigile peaks olema energiat 10 000 korda rohkem igapäeva kasutuses. See tähendab seda, et meil ei ole võimalik seda energiat võtta kütustest. Me peame seda võtma sealt samast interdimensionaalsest nullreaalsusest, mis hoiab seda sama mateeriat ümber. Ja me teame täna väga paljude teadlaste tõttu, et see on võimalik. See sama reaalsus, mis hoiab meie maailma üleval, mis tekitab meile sisulist elektriloengut võtmiseks ja see on põhimõtteliselt põhjatu potentsiaal, see nähtamatu nii-öelda nullreaalsus, mis on tegelikult energiat täis. Me peame oskama seda, kui me otsustame, et me hakkame nüüd seda võtma. Ja siis on sealt edasi, on muidugi tähtedevaheline, mis on siis kuskil miljard korda veel rohkem kui tüüp 1 ja galaktiline on samakorda 10 miljardit korda rohkem kui tüüp 2. Need on hoomamatud, täna on need hoomamatud energiahulgad, aga selline on klassifikatsioon ja selline on elu nüüd väljapool. Ma näitan nüüd mõned pildid ka. Need on nüüd natsi-sakslaste mõningad UFO-projektid, mida nad siis teiste tsivilisatsioonidega arendasid. Natsid ei teinud koostööd positiivset rassidega. Need olid väga suuresti sellised rassid, kes olid huvitatud väga suurest oma kasust. Küll aga nüüd USA merevägi, mis on omaette teema, kellel on siis selline ÜRO-ga kooskõlas, see muide maavähitud kosmoselaev, Solar Wardeni kosmoselaev, millel on siis nii päikesesüsteemis kui meie galaktikas reisimise võimekus ja väga kiiresti. Omaette füüsika, millele see töötab, aga see on William Tompkinsi foto. See on selle sama tüübi, eelmise tüübi laev, 80-ndatel tehtud, need laevu hakati ehitama juba Solar Wardeni fliiti hakati 80-ndatel ehitama. Selle konkreetse fotoallikas on täna teadmata, aga see on olnud tehtud, aga selle fotoallikas on teada ja on teada ka, et need on maal tehtud. Siis on veel mõningad tehnoloogiad siin, mis on paralleelselt kasutuses, mis on kiired tehnoloogiad ja mis on
tegelikult ei ole veel täna avalikud, aga kui me otsustame, et me soovime neid avalikustada, siis see ka varem või hiljem tuleb. Siin on mõningad näited sellest galaktilisest Prime direktiivist, millal tohib meie ellu sekkuda. Täna on niimoodi, et need negatiivsed tsivilisatsioonid, kellega on salased huvigrupid teinud kokkuleppeid ja koostööprojekte, on tegelikult rikkunud seda galaktilist ülimat direktiivi sellega, et nad on sekkunud läbi tehnoloogia allasurumise meie tsivilisatsiooni tegelikult siseasjadesse ja nüüd Galaktika Föderatsioon on meile sisuliselt tulnud appi ja minul teadaolevatel andmetel need negatiivsed tsivilisatsioonid on maalt ära viidud. Vähemasti 2-3 allikat on seda kinnitanud ja loodetavasti läheb elu paremaks üsna pea. Ja siin on siis Elena Kanaan, kes on kirjutanud ka sellise raamatu, mis räägib väga paljudest ka erinevatest rassidest. Mitte kõik ei ole ka positiivsed rassid, väga palju on ka mitte positiivsed, aga me saame valida omale kindlasti sõpru galaktikast, kes meie arengut ka toetavad. Nüüd, kui meil on ufode vastu huvi, siis kus me seda infot saaksime? Esimene nõuanne siin on, et vaatame nüüd enda ümber kõigepealt taevasse. Ja siin natukene valgust selle video, et meil on täiesti palju, aga tegelikult me näeme, kuidas valgus eralennas, see tehti Peetri külas 2 nädalat tagasi. Lennutorni juures, sealpoolsel alal, olid siis, nüüd on natuke rohkem näha, ega vist, olid siis, ma näitan kohe, millised tegelased, olid sellised valgusolendid, mis endasid kovaras ja moodustasid vorme. Ja see konkreetne pilt on tehtud Pärnumaal, Olev Rei ühe mu sõbra poolt, kes on insener ja kinnisvara arendaja, täiesti tavaline ja väga objektiivselt ja füüsikaliselt mõtlev inimene. Ja siin on tehtud ka Tallinnas selle aasta septembris Arno Kaeramaa poolt, kes on siis saatnud mulle ka pildi, kes on Õhtulehe reklaamitoimetaja pikaaegne olnud. Ja need on siis minu tehtud. Kui me nüüd vaatame taevasse, siis tihti on seal niimoodi, et see, mida me näeme, seda tahetakse meile või teile näidata. Väga tihti on see korrelatsioon selline. Kui me ei taha, kui meil ei ole huvi, ega me ei näe. Kui me tahame, kui me vaatame, hoiame silmad lahti, siis me näeme. Ja nüüd on niimoodi, et tegelikult sellised laevad on tegelikult, kui me vaatame ka näiteks neid objekte, kui ma seda pilti tegin, ma ei avastanud, siis ma pärast alles fotoaparaadile avastasin. Ma olen nagu harjunud päevast vaatama ja need pilved, millel on nüüd sellised hästi teravad piirjooned, mis olid üleval sellest hiljutuste hommikust saadik 3-4 tundi. Samal ajal, kui need ülejäänud pilved hakkasid alles nii-öelda formuleerima ja tagasi kerkima, siis see oli tegelikult märk, et see ei ole nagu päris tavaline, kui mingisugused terava servaga pilved seisavad seal ühe koha peal 4 tundi. Selliseid märke nagu võiks vaadata. Ja kuna me teame, et need interdimensionaalsed galaktilised tsivilisatsioonid on väga kõrge tehnilise võimekusega, siis väga suure tõenäosusega nad suudavad endal kosmoselaeva ümber tekitada ka pilvekuju, muutuda nähtamatuks, kus on vaja. Ja ka me õnneks teame seda, et Galaktiline Föderatsioon hoiab meil maal kenakesti silma peal, et meiega ei tuldaks sekkuma viisil, mil me ise ei soovi. Ja nüüd on siin, kellel on teema vastu huvi, siis ma ütleks, et kõige parem, kõige kvaliteetsema hinnasuhtega allikas on Kaia televisioon. See on kuskil üle 1000 korraliku faktimaterjaliga UFO valdkonda puudutava ettekande, mis on oma valdkonna otse spetsialistidelt, mis on väga hästi tegelikult ette valmistatud. Kui te peate 8-10 eurot kuus, ei ole võib-olla eelarves seda, siis on võimalik ka mingeid väga häid
allikaid, üks list on siin toodud, mis on ka YouTube'is tasuta saadavat. Laura Eisenhower, Helena Talan, Project Camelot, mis on tehtud väga palju häid ettekandeid, huvitavaid uurimusi. Michael Salla loomulikult ja siis tehnoloogiliselt veel siin Secret Space Program, Richard Toland, väga hea uurija. Ja siit edasi ma lähen üsnagi ruttu, siin on ka veel ülevaade teadlastest, UFO uurijatest. Kui te nende nimel olete YouTube'i sisse, siis tuleb ka teile väga huvitavaid ja faktipõhiseid ettekandeid. Ja nüüd põhimõtteliselt meil on nüüd valik oma tsivilisatsiooniga, kas me läheme seda teed, kus me saame täiesti elada kõrgtsivilisatsioonis, linnas, harmoonias loogisega, muide see on reaalne pilt, tehtud Insideri poolt Marsi baasist. Või me valime endale mingi sellise tuleviku, kus me oleme ainult rohkem. Tegelikult meil see õnnetunne ja see elukvaliteet, me ei pea selleks väga tihti tegema kindlasti mingeid materiaalseid saavutusi, et olla õnnelik. Me saame valida olla õnnelik ka kohe praegu ja vaadata, kuidas me saame teist inimest aidata tema nii-öelda eesmärkidel saavutamisel, siis tullakse meile appi ja niimoodi me selle tsivilisatsiooni paremini käima paneme, et me selle egokesksuse paneme taustale. Ja siis ongi praegu minu ettekande lõpp, et kui te näete midagi huvitavat, siit saate esko.org lehed, saate kontakti, tehke telefoniga pilt, saatke, me oleks väga huvitav koguda. Et aitäh minu poolt, kui on mõni küsimus, siis jõuame läbi teile ka. Mul on huvi vaadata allikaid.